Tere tulemast Meesteleht testib rubriiki. Meil on täna testimiseks kõige uuem 2025. aasta E-klass 220 diisel. Tänase osa on teieni toonud siis Autopay. Vaata järgi meesteleht.autopay.ee, saad soodsama intressiga autolaenu. Auto on meile antud Veho poolt. Vaata järgi veho.ee ja pole muud, kui hüppame rooli ja stardime siit. No nii, alustame sõitu siis E-klassiga. Alustuseks massaaž sisse ja rahulikult linnakiirustel. Esimese asjana, mis sa märkad, on tegelikult see, et see 2-liitrine diisel on suhteliselt vaikne. Ja mõnus on ka see, et sa tegelikult ei kuule enam eriti sellist klassikalist vanakooli diisli häält. 2025. aasta autolt oleks seda ka palju nõuda, et ta kõlaks nagu vanakool, aga mida ma sellega mõtlen on see, et see diisli müra kui selline ja vibratsioon on ära kadunud täielikult ja ma arvan, et päris tundlikult kõrva on vaja, et eristada, kas tegu on bensiini või diiselmootoriga. Teine asi, juhi kohal natukene on auto mõõtmed kasvanud selle mudeli generatsiooni uuendusega ja juhi kohal on ruumi mõnusalt avaralt, näed igas suunas välja, natukene rehvi kuma kuulda, sai enne proovitud maanteel 90+ ja jääb auto täitsa vaikseks. Samamoodi mootori osas, rehvi osas, et hea vaikne koht, kus olla, aga me läheme siit nüüd juba edasi. Ja 3 huvitavat fakti selle E-klassi kohta. Esimene on see, et antud generatsiooni tehakse siis ainult hübriididena. Ja mida see tähendab, on siis see, et sa saad seda autot osta siis mild hübriidina, mis on siis nii-öelda mitte juhtmega ühendatav hübriid, mis siis toetab olemasolevaid bensiini- ja diiselmootoreid või siis pistikhübriidina, kus siis osa kilometraaži juba saad läbida puhtalt elektrijõul ka. Teine huvitav fakt on see, et antud autol pöörab tagarattad, mitte siis kõikides varustusastmetes, aga kui see nüüd lisana küljes on, siis see pööramisraadius on väga teistsugune ja tegelikult see pööramiskogemus on ka teistsugune, nii et tasub proovida, kui seda autot sihtida. Ja 3. fakt selle auto kohta on siis see, et mõõtmed on kasvanud laiuses circa 1 cm, pikkusesse circa 3 cm ja tundub, et mis ta siis nii väga ära ei ole, aga tegelikult kui sees ka natukene see disainikeel on muutunud, siis ruumi on siin tegelikult rohkem, kui oli eelmises generatsioonis ja see on väga mõnus. Üks asi, mis väärib äramärkimist, on siis ka varustuse ulatus, mida siis antud sõidukitele peale saab panna. Isegi standardis tegelikult on E-klass juba tänaseks päevaks üsna rikkalikult varustatud, aga nüüd käesolev mudel on meil siis nii-öelda täislisadega. Kui sul on ükskõik, olgu sul massaaži vaja, olgu sul vaja tagaratastega keerata, paremat heli, kõik on peal. Ja miks see on lahe, on sellepärast, et saab inimene, kes on võib-olla nii-öelda pool hinnatundlik endale sobiva variandi komplekteerida ja samal ajal, kui need lisad on sinu jaoks väga-väga olulised, et naabriga võistlusest kindlasti üle olla, siis see auto sulle selle võimalusega kindlasti annab mõnus pealekauba. No nii, ja jõuame siit linnavalt välja sinna, kus see Mercedes vaata, et kõige paremini sobib sellisele natukene kiiremale maanteelõigule. Praegu sellisel ühtlasel kiirendusel ei ole mootori häält kuulda, et tegelikult väga sujuv on see minek. Hetkel jõuame siin 80 tuuri ja sõitjate ruum jääb endiselt vaikseks. Ja kui mõne autoga on see tunne, et tahaks seda jubedalt proovile panna, siis siin selles autos on kuidagi selline lõõgastav, vaat et zen-aura. Nii et mina, kes me tavaliselt igast autost tahan ikkagi korraks proovida, mis tal peidus on, siis vähemalt esmajoones seda instinktiivset vajadust, mis tavaliselt on väga-väga selgelt olemas, siin ei teki. Ja ütleme sellisteks töösõitudeks, tööjärgseteks sõitudeks väga rahustav koht, kus olla. Ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et oma selles kütuse kulu klassis võib-olla tegu ühe kõige mugavam autoga, aga mine tea, võib-olla proovime midagi veel, aga mugav on ta küll. Nii, ja paneme selle auto siis sport mode'i ka, kuigi teame ju, et E-klass vähemalt sellel kujul ei ole mõeldud päris kiirusrekordite püstitamiseks. Väga suurt muutust ei ole, hääle mõttes on küll, hääletämber muutus ja tegelikult kiirendus muutus ka oluliselt erksamaks, aga ta hoidis ikkagi sellise vaoshoitud kultuurse, kiirenduse kultuurse hääle ja
kultuurse sõidutunnetuse, nii et võib-olla see on isegi täiesti kasutatav sõidurežiim mõnele inimesele, kes tahabki lihtsalt natukene rohkem autot kuulda ja tunda, sest ma ütlen, et komforti peal see auto on niisugune täiesti ennast unustav keskkond, natukene on mõne Lexuse põlvkondadega samamoodi olnud see tunne, et nagu eemaldud sellest välisest mürast ja olustikust ja siia kandub see väga vaata, et pareminigi üle, siidine, ühtlane, jääspordis natukene kiirem, proovi järgi. Ja siin 70-80 vahel sõites on see sõit nii ühtlane, nii sujuv, et tegelikult pead ikkagi spidomeetril hoolikalt silma peal hoidma, et kiirust mitte ületada. Ja seda nii tahtlikult või mittetahtlikult võib ette tulla, kui lihtsalt see mürasummutus on tõesti väga tõhusalt siin tehtud. Ja kui sai siin proovitud mingil hetkel viimase generatsiooni GLC-d, mis oli ka juba, ütleme nii, et väga heaks aetud, see põlvkonna edasiarendus oli väga tugevalt tuntav, siis kantud E-klassi puhul võib täiesti suure kindlusega väita, et edasiminek eelnevast generatsioonist on olnud tugev samm ja see on täiesti tuntav ja see vahe on tuntav ja see aste on tehtud paremuse poole. Positiivse uudisena Meestelehe lugejatele oleme siis alustanud koostööd Autopayga, kes on vaatad Eesti eelistatum autolaenuplatvorm. Ja kui tahad Autopay autolaenu saada natukene soodsama intressiga 6,9 asemel 6,7-ga, siis mine meesteleht.autopay.ee ja sellelt aadressilt Meestelehe lugejale Autopay intress nõksu võrra soodsam. Nii et jah, testime ise põnevaid autosid ja toome põnevad autod ka meie lugejate vaatajateni. Vaata järgi meesteleht.autopay.ee. Nii ja ütlen ausalt, jõudsime E-klassiga siia foori taha ja nagu ei teki isegi kiusatust mitte vajutada seda pedaali põhja. See keskkond on vaikne, on mõnus, massaaž selja peal, päris uinumist väldime, aga ei ole kiusatust seda pedaali kuidagi kasutada selliselt agressiivselt. Täna on meil selline väga rahustav ja rahulik proovisõit. Ja oledki jällegi 5-60 vahel ja peab ütlema, et see on kõige sujuvam diisel vist, mida ma siiani olen käega katsuda ja jalaga tallata saanud, nii et Mercedes on head tööd teinud siin kohal, seda peab väitma. Kindlasti on mingeid nüansse, mida saab nõuda, aga ei, see kogemus on positiivne. Ja kui pika ja mugava sõidu peale tundub, et on läinud natuke liiga mugavaks ja sõit muutub uinutavaks, siis saad sa suhelda Mercedesega. Hey Mercedes! Yes. Open the sunroof, please. Opening the sunroof for you now. Thank you. Gladly. Ja sellise sujuva vestlusega saad sa Eesti vihmase taeva endale avada, nii et väga lahe, häälkäsklused töötavad. Hey Mercedes, please close the sunroof. Hey Mercedes, I'm listening. Close the sunroof. Sunroof closing. Thank you. Nii et töötavad, aga maanteesõidul tegelikult väga mõnusad lisad ja miks peakski otsima kõiki temperatuure, aknaid ja mida iganes veel soov kuskilt nuppude pealt, kui häälkäsklused teevad need asjad sinu eest ära, nii et kui on olemas, miks mitte kasutada. No nii, ja vaatame üle Mercedese esimese istmerea. Juhuks, kui kõrvalistujal näiteks telefon on koju jäänud, aga ka muudel meelelahutuslikel eesmärkidel on siis siin 3 ekraani ja üks neist on siis kõrvalistujale suunatud. Suur keskkonsooli ekraan ja siin siis natukene väiksem spidomeetri digidisplay. Aga päris sellist arvutisse ära eksinud tunnet siin ei ole, sest et muud materjalid on väga luksuslikud. Sul on ilusõmblustega armatuur, nahaga uksed samamoodi kahtevärvi nahk, keskel matt puit ja väga selliste mõnusate miniatuursete, natukene tundlikute, aga väga miniatuursete selliste touchidega siis puutetundlikud nupud. Nii et peen koht, kus enda aega veeta. Minul ülikond täna ei koju, aga kui sul on ülikond seljas, võtta auto ka ja teatrisse, miks mitte, väga tore minna, vaatame kohe üle katakumise istmerea.
kui siia ilusti sisse ära saad, siis siin leiab tegelikult koha täitsa mõnusasti. Antud eesistuja on hetkel minu istumisasendi järgi. Jääb siia mõõdukas põlveruum, mõõdukas pearuum, aga 4 reisijale on siin ruumi mugavasti, nii et ärireisid madala kütusekuluga saab ära teha. Keskkond ise viisakas, mõlemad tagareisijad, juhul kui seda nüüd kahekesi kasutada, saavad eraldi endal temperatuuri reguleerida. Keskel üsna suur siis paneel ja ütleme nii, et 2 inimese jaoks väga mugav, aga ma arvan, et kui 3 põnger ja kasvu inimest tahaks siia ära panna, siis ei ole ka sellega probleemi. Võib-olla ainult siis ära peesi nahkväli. No nii, aeg kokkuvõtteks. Alustame miinustega, väikestega, aga miinustega. Minule isiklikult rooli pööramisel vahepealne väga tundlikud touch, puutetundlikud nupud, siis vaja varjumist, et sa neile vastu ei läheks. Teine asi, võib-olla mõnede inimeste jaoks natuke kõrge hinnalipik selle suurusklassi kohta. See auto täisvarustuses 100+ 1000 eurot, aga ära unusta, lisasi on ka piisavalt peal. Ja kolmandaks, no tegelikult natukene võiks olla seda V8 võimu ka terves selles mudeli generatsioonis sees, aga selle eest jälle diislid ökonoomsed ja kõik pistikhübriidid samamoodi väga väikse kuluga sul olemas, aga vaatame plussid üle. Esiteks, diiselmootor, väga vaikne ja ühtlane, koostöö selle automaatkäigukastiga, väga sujuv. Teine asi, auto on suuremaks kasvanud eelmisest generatsioonist ja vähemalt eesistme reas on seda muutust tegelikult tunda. Kuidagi avaram on see juhi positsioon ja seega ka natuke mõnusam see sõit. Ja kolmandaks, tehnoloogiliselt ma arvaks, et kui vaadata sellist ökonoomsema otsa diislit, siis ta võiks olla vaated oma klassi favoriit mugavuselt, sest see õhkvedrustus ja see sõidukogemus tervikuna on sellised väga peene tundeliselt, taktitundeliselt, kui nii võib öelda. Kellel antud auto võiks sobida? No on sul vaja esitlusautot, on sul vaja mugavat pereautot, ma arvan, et mõlemaks funktsiooniks on see auto väga hea. Täname siinkohal Vehot, vaata järgi veho.ee. Täname Autopeid, tahad soodsamat autolaenu intressi, küll väiksem, summa kuni 30 000 finantseeritakse, vaata järgi meestele.autopay.ee. Me kohtume juba järgmises meestele testi rubriigis ja seniks järgmiste kilovattideni.